Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas, eetris on Krimiraadio, selle hooaja esimene Krimiraadio. Stuudios, nagu ikka, on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ja loomulikult on meiega ekspert Andres Anvelt, endine tipp-politseinik ja minister, kes täna tegutseb erabusinesses. Krimiraadio tänaseks põhiteemaks on noorte kuritegevus. Nimelt kogu möödunud nädala oli ärevaks jututeemaks eelmisel pühapäeval meediasse jõudnud uudis Pärnumaal aset leidnud võikast kuriteost. Nimelt tapeti keskealine mees. Ja tappijaks olid just nimelt lapseohtu kutid, kes filmisid oma võigast tegu ning lasid klipiga interneti avarustesse liikuma. Millest selline julmus ja kas see on kuritegu, mis endast ammu ette teada andis? Sellest rääkima hakkamegi. Ühesõnaga, me võtame ühendust tänase saate jooksul ka Pärnu politseiga, et uurida, mis seisus on uurimine. Ja stuudios räägime asjast pikemalt ja analüüsime teemat omaaegse tipp-politseiniku Elmar Nurmelaga, kes taas iseseisvumise järel tegeles just nimelt noorte kuritegevuse ohjamisega. Aga enne, kui stuudios põhiteemal jätkame, teen ettepaneku vaadata lähemalt suvele tagasi. Mis juhtus, kus juhtus ja miks juhtus? Neile küsimustele vastab Roger Kumm Politsei- ja Piirivalveameti Põhjaprefektuurist, kes on meiega ka telefonitsus ühenduses. Kas te olete kuulnud? Tere tulemast Krimiraadiosse. Tere. Miski pärast on jäänud mulje, et suvi oli tänavu närviline. Palju oli surmaga lõppenud õnnetusi, tänavatel oli palju eluohtlikku rabelemist, vargad liikusid, petisid ja kelmid helistasid. Roger Kumm, kas ka tegelikkuses oli suvi kuritegude rohke? No, üldistatud saab öelda, et nii jubeda kindlasti ei olnud, kui tundub, aga tõesti ma saan kinnitada, et kurb pilt oli eelkõige siis liikluses nende suvekuudel, kui nüüd võrrelda seda möödunud aastaga ja ühe aasta võib-olla enne seda. Et kõige enim oli hukkunuid ja ka vigastatud oli rohkem, kuigi siis liiklusõnnetuste arv oma numbriliselt jäi siis samas ulatusse, mis oli eelmine aasta, et lihtsalt numbriliselt välja tuua, siis 710 oli ta nii 23 aasta, 710 liiklusõnnetust toimus ka siis sellel aastal. Aga näiteks hukkunuid oli pea 2 korda rohkem, ehk siis inimesi sai surma paraku rohkem nendes õnnetustes ja nende tõsidus oli siis suurem. Roger Kumm, kui kuritegevust rääkida, siis millised olid kõige enam suvel politseile tegevust andnud kuriteod, mis asjaoludel tuli kõige enam välja sõita, kui see liiklus nüüd kõrvale jätta? Ja ikka väljakutseid jälle tervikuna vaadates oli politseil vähem suvekuudel just eelkõige. Küll aga siingi tuleb vaadata, et milliseid väljakutseid siis meil oli politsei mõistes siis raskuskategooriate järgi, ehk siis me räägime Bravo ja Charlie kutsed, kus on siis mingisugusel kujul ka see inimese elu või vara ohus, kuhu tuleb kiiresti reageerida, siis nende arv oli eelmise aastast isegi grammi võrra suurem, ehk siis tõesti meil tuli tempokamalt ja ka valvsamalt reageerida suuremale hulgale kui eelmistel aastatel. Ja mis neid näiteks iseloomustab, on avalikus ruumis relvadega või relvataolistega esemetega vehkimised, ehk siis nii külmrelvad, noad, kirved, kõik selline, mis on kergesti kättesaadav, pluss siis ka relvataolised esemed, mis siis sarnanevad turirelvaga, on need siis õhkrelvad, gaasirelvad, pneumarelvad või ka tegelikult kõige lihtsamad mänguasjad, mis on lihtsalt väga sarnased. Et kahjuks just selliste relvadega juhtumite vaates, kuhu ka politseinikud reageerivad väga sellise kõrgendatud hooga ja mitmed politseipatrullid saadetakse üheaegselt kohale, siis sellised juhtumid natukene seda suve ka iseloomustasid. Ja siinkohal ma saan ka välja öelda, et eks politseid ongi viimastel aastatel on lihtsalt vähem meid ja vähem inimesi, aga korraga ühele väljakutsele rohkem teenindamas, siis mõneti jäävad mõned teised tegevused kõrvale. Kindlasti see liikluspilt, mida ennem just väitsin, on ka mõneti sellest mõjutatud, ehk siis me oleme vähem väljas, me saame vähem panustada järelevalvesse ja meie jaoks alati on selline
elupäästev kutse on nagu prioriteediga kutse. Jäi mulje, et sel suvel oli kuidagi rohkem kui varem tänaval sellist peksmist, kallale tungimist, kehavigastuste tekitamist. Kas see tunnetus vastab tõele või nüüd jällegi üksikjuhtumid on varjutanud tegelikku pilti? Võib ka nii öelda, nagu te ütlesite, et veidi võib-olla varjutab, et sellel aastal oli küll rohkem näiteks suvekuudel terve Eesti vaates oli rasket tervisekahjustuste tekitamisi, oli 7, eelmine aasta 4. Aga samal ajal, kui me vaatame juba 2022. aastat siia kõrvale, kus oli neid kokku 22, et siis on kategooriliselt, võiks öelda, et viimased aastad on ikka pigem sellises langevas trendis läinud. Ja siin tuleb kõrvale vaadata kindlasti raskete tagajärgedega, me räägime siis tapmised ja mõrvasid, mis on siis tegelikult vähenemises eelmiste aastatega võrreldes. Et siin võib ka öelda, et meditsiinisüsteem on tõesti head tööd tegemas, mis tähendab seda, et inimesed jäävad ellu, nad turgutatakse ülesse. Aga tervikuna pilt ei ole läinud kehvemaks. Pigem on pilt samal tasemel eelmiste aastatega ja võib-olla kerges nii-öelda paranemises. Et ka see ei ole ainult nagu vägivallakuritegude tänane nii-öelda pilt, et ka varavastastes kuritegudes, kui siin ennem oli küsimus, kuidas varguste teemadel läheb, siis tervikuna süütegudes on varguste arv vähenenud. Küll on siis kuritegudes tõusnud, aga siin on mõneti tuleb mängu ka meie nii-öelda inflatsioon ja elatustase, ehk siis ajale jääb jalgu vaikselt see 200-eurine piir, millest alates on siis tegemist varguse puhul kuriteoga ja alla 200 euro on siis väärtegu. Ja täna selleks, et poe hinnad on nii palju üleval, et see 200-eurine piir tuleb hästi kiiresti täis. Küll tervikuna julgen öelda, et pilt on politsei statistika vaates suvekuudel parem. Läbi aasta vaates siis muidugi see asi nii lilleline ei ole. Kui me vargustest räägime, siis ma saan aru, et enamasti on ikkagi tegemist poevargustega, et ei ole sissemurdmisi, ma ei tea, kuskile suvilate rüüstamist. Jaa, täpselt, et põhitooni annavad vargustes just eelkõige poevargused või kauplased vargused, sealhulgas siis nii-öelda süstemaatilised ehk need isikud, kes on korduvalt toime pannud kauplusest varguseid. Ja ka kelmused on mingis osas varavastaste kuritegude osas ikkagi jätkuvalt pildis. Niivõrd kuivõrd meil tänase saate põhiteemaks on noorte kuritegevus, siis ma pean küsima, et kuivõrd selles suvises statistikas hakkab silma just nimelt noorte poolt sooritatud kuritegevus või kuriteod? Hea küsimus, kindlasti ta on nagu asjakohane siia tuuagi, et ka siin me statistiliselt näeme tegelikult langustrendi, ehk siis kui eelmine aasta, 23 aasta oli kogumis alaealiste poolt toime pandud üle Eesti 1350 süüteoringis, siis selleks aasta, ja see on nüüd suvekuude lõikas, 3 kuu lõikas, siis sellel aastal 914. Eks see kõvasti on näha seda ikkagi langustrendi, et ka seda siis kuritegude vaates, et numbrid on siis vastavalt 200 ja 100. Et kuidagi ei saa öelda, et alaealiste nagu õiguskuulekus on halvemaks läinud, et mina kindlasti julgen ka jaoskonna juhina väita, et see pilt on alaealiste käitumise osas paranenud. Need meetmed, mida siis alaealiste õiguskuulekal teel hoidmiseks on üsnagi tõhusad. Lihtsalt kindlasti ei tasu ära unustada, et teatud siis teismeeas on selline riskikäitumine või riskialdisus on eakohane. Seda võetakse. Nüüd on selle muu süsteemi, ehk siis seda noort ümbritseva süsteemi asi talle anda tegevust, et ta ei valiks nii väga sellist tohutut riskikäitumist. Ehk kui sa jätad ikkagi alaealise kuskil maakohas päris sisustamata, siis nagu meil on siin meediast läbi käinud juhtum, kus siis Kesk-Eestis istusid noored ja otsisidki sellist sõidukit, kus on poe ees umbes autovõti ees ja läksid ise lõbusõitu tegema, siis see on väga suure tõenäosusega. Kui talle pakkuda mingit tegevust seal maakohas, on see siis päriselt raha teenimine suvel näiteks, tehes mingit tööd või siis mingi huvitegevus või mõni selline muu aktiivtegevus, siis ta sinna ei satu. Põhjaprefektuuri Ida-Harju politseijaoskonna juht Roger Kumm, rohkem kinni teid ei pea. Aitäh selle väikese intervjuu eest. Ja meie läheme siit väikesele pausile. Krimiraadio.
hooaja esimene Krimiraadio jätkub, stuudios endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning nagu saate alguses mainitud sai, siis on loomulikult meiega ka ekspert Andres Anvelt ning stuudiokülaliseks omal ajal väga pikalt ja põhjalikult just noorsoo-kuritegevust ohjanud endine tipp-politseinik Elmar Nurmela ja õige mees stuudios, sellepärast et just noorte kuritegevusest me täna rääkima hakkame. Tere tulemast Krimiraadiosse, Elmar! Tere kõigile! Ja Andres, loomulikult sulle ka! Tere! Head hooaja algust! Nagu me just siin telefonitsi Roger Kummiga rääksime, siis justkui pilt ei ole halb. Üksikud räiged kuriteod kipuvad küll suurt pilti varjutama, aga tegelikkuses justkui, kui nüüd politsei juttu uskuda, on kõik tegelikult minemas paremuse poole. Kuritegusi on vähem, noored ei ole nii seaduskuulmatud, kui tundub ja nii edasi. Kuidas teie omakorda kommenteeriksite seda olukorda? No ma ütleksin niimoodi sõnaga, et me unustame ühe väga olulise asja ära. Ma läksin eile Statistikaameti kodulehele ja võrdlesin 1995 laste arvu ja 2023 laste arvu. Kuna statistika on keeruline asi ja seal pidevalt muutused on Statistikaametis ja ma pidin kokku võtma lapste arvud 5 kuni 19 aastani, et saada võrdlusandmeid 95 aastaga. Nii. Ja langus on 26,7%. Praegu on lapsi 26,7% vähem kui 95. aastal. Ja kui ma olin noorsoopolitsei juht, siis meie andmebaaside järgi kuskil 3000 last olid, mina nimetasin neid tänavalasteks, kes ei õppinud, ei töötanud, ühesõnaga ei teinud mitte midagi. Ja ma pakkusin välja, et see arv võib olla kuskil 3 kuni 5 000. Sest kõik meie andmebaasidesse loomulikult ei mahtunud. Ja kui me nüüd võtame sõnaga see 26% laste arvu vähenemine, siis tegelikult ma just eelmine nädal kuskil kuulsin haridusministeeriumi inimesed rääkisid, et meil võib olla kuskil 5000 last, kes ei õpi, ei tööta. Meie andmebaasides ei olnud sõnaga kutsehariduse lapsi. Ainult üldharidus, põhikool ja keskkool. Aga kutsehariduse sõnaga oli puudu. Ja see tähendab seda, et kui me võrdleme nüüd 95 5000 ja 2023, 2024 5000, siis tegelikult sõnaga olukord ei ole läinud paremaks. Kui lubate, siis ma statistikast ja võib-olla ka siis ütleme profilaktilisest tööst räägime saate lõpupoole uuesti, aga ma tulen konkreetse juhtumi juurde. Kuidas teie, Elmar Nurmela, kes te olete ju elus kõike põhimõtteliselt näinud, kõike kogenud ja teid ei tohiks mitte millegiga enam suuta keegi üllatada. Kuidas teie seedisite seda möödunud pühapäevast uudist, kui Tori vallas siis oma kodus peksti surnuks 59-aastane mees ja peksjateks olid just nimelt 15 ja 16 aastased kutid, kes ka, ütleme nii, suure lustiga tegid sellest kõigest ka videoklipikesed, mida siis netti laiali saadeti. Et kogu see kombinatsioon või kombo, kuidas see teile mõjus või kuidas teie selliseid asju seedite tänapäeval? No, kuigi ma olen elus ühtest näinud, aga taoline asi isegi mulle oli šokk. Et niisugust asja teha, see peab ikkagi vastav, nagu te ütelda, ma olen kindlasti veendunud, aga loomulikult ma kõiki neid nüansse ei tea, mis selle kriminaalsega kaasas käis seal, aga tingimata ma arvan, oli tegemist alkoholiga ja kõige kurvem selle asja juures on see sõnaga, et kuidas ma teile nüüd ütlen, fakt on see, et inimesed, kui ei tea reaalsest elust väga palju ja väga palju elavad virtuaalses maailmas, kõik need virtuaalmängud, kus võib tappa, teist maha lasta ja nii edasi, see kõik kandub ka igapäeva käitumisse. Ja fakt on see sõnaga, et noortel on praegu väga raske
leida endale tegevust. Tegevusetus põhjustab ja see kõik see sümbioosina võibki tekitada niisuguse olukorra, et kujuteldav käitumine viiakse reaalsesse ellu. Ja fakt on see sõnaga, et olukord on ausalt öeldes teatud sõnaga asjades on läinud üle piiri. Andres, kuidas sulle? Kogu selle suhteliselt ju ilusa jutu juures, et meil on noorte seas kuritegevust aina vähem ja vanglates noori alaealisi kurjategijad hetkel vist ei olegi, et ühesõnaga pilt on justkui ilus ja siis selle kõige taustal on ilmselgelt oma rõvetsemist ja vägivallatsemist nautivad kutid filmimas siis seda, kuidas nad tapavad inimest, et kuidas see kõik sulle nagu mõjus või? Minu jaoks on siin mitu asjaolu. Üks asi on see, kui me võtame nüüd selle viimase juhtumi, mida see Raul just ja Elmar just kirjeldasite oma emotsioone, siis seal tuleb tähele panna, seal on üks ju oluline asi, et nii nagu ka prokurör ütles, et üks nendest noormeestest on juba ju tegelikult konkreetselt ühes kriminaalasjas olnud ju menetletav tema suhtes ja otsustati anda talle uus võimalus. Ehk jah, ma saan sellest kõigest aru, aga peale mingil määral tegelikult ma ise olen ka võib-olla sellest süüdi, et ka minu justiitsministriks oleku ajal ikka see suund oli väga selge, et aga see oli nagu riiklik poliitika, kriminaalpoliitika, et alaealisi minimaalselt kinnipidamiskohtadesse tarnida, otsida teisi meetmeid. Tekib küsimus, kas on teised meetmed, mis puudutavad kriminaalhooldajaid või mingid muud preventiivsed asju, kas nad on nii efektiivsed, kas need inimesed, kes tegelevad nende noortega, ütleme, kes on siis jäänud juba politsei masina vahele, eks ju, aga nendel on antud teine võimalus, kas nad tegelikult on ikkagi selle kontrolli all, kus nähakse, kellega nad suhtlevad, kuidas nad suhtlevad, sest kõige selle juures on üks suur risk, mis on tabanud, eks ju, paljusid meie naaberriike ja mis meil 90-ndatel ka oli, ärme seda unusta, oli see, et on noorte selline väga tugev jõugustumine ja võt selles jõugustumise ärahoidmine, kas meie need preventiivorganid, ennetusorganid on võimelised seda tegema või peavad ministrid jälle minema kuskile parki, eks ju, siis tegema mingit show'd, eks ju. Ma kardan, et me oleme selle noorte kriminaalpoliitikaga natukene üle piiri läinud ja tahtnud näidata ennast paremas küljest. Statistikas muideks kajastubki tänu sellele vähem, sellepärast kriminaalstatistikasse tegelikult ei jõuagi siis need asjad, mis noortega ei ole läinud menetlusse kaugemale. Elmar, palun. Siin on veel üks asjaolu, sest kui vaadata sõnaga, mis tegelikult juhtus, siis ma ütleksin niimoodi, et need asjad sõnaga tuleksid omavahel kokku panna. Vaadake, kui me räägime praegu sellest konkreetsest juhtumist, siis noortel tekib teatud mõttes karistamatuse tunne. Just nimelt. Ja kui ta leiab ühesõnaga, et tal on kõiki lubatud, see on nagu vesi, haneselga vesi, siis hakkavadki juhtuma taolised asjad ja meil on Rootsi kogemus on olemas. Te kõik loete uudiseid. Kui Rootsi kogemus, need samad asjad, mida Andres praegu mainis, noorte jõugud, praegu juba suunatakse neid noorte kuritegevuse jõukude liikmeid välismaale sooritama vägivalla kuritegusi. Ja see näide Rootsi ühiskonnast peaks meid tegema väga ärevaks. Ma loodan, et vägagi, et nüüd ütleme teebki ja selle nimel, et seda asja kõik nii, et see protsess nii ei läheks, nagu te siin ennustasite ja kartsite, et selle nimel tegutsetakse, et seda ei juhtuks, aga nüüd kahe konkreetse persooni puhul, kellest siis me selle Pärnu kandis kuriteo kontekstis räägime, et seal on just nimelt see juhtum, kus mõlemad on politseile varem tuttavad tegelased, üks neist on vägivalla kuriteo eest ja selle filmimise eest ka kuidagi nii-öelda vestlusele kutsutud, aga on jäänud karistamata. Võt, see on see koht, kus siis see karistamatuse tunne võis tekkida. No, ma ei taha targutada, aga nii tundub, kui asju järjest ritta panna. Tundub teile samamoodi? Niimoodi ta tegelikult ongi. Te tead väga hästi sõnaga, me oleme kõik lapsepõlve üle elanud. Kui sa tegid midagi paha, siis tegelikult sa pead olema võimeline ka teatud asjad eest vastutama. Aga kui sa ei oska vastutada oma tegude eest, siis tekivadki niisugused asjad.
Ja siin on juurde vaja öelda, veel kord ma rõhutan, mis ma ennist ütlesin, on see, et kui me nüüd võtame, eks ju, selle sama menetleja, ükskõik politseiniku, prokuröri, siis ees on väga selge kriminaalpoliitiline suund. Me noori ei pane vangi, sellega me saame näidata, et meil noori kinnipidamiskohtades ei ole, kasutame teisi meetmeid, aga nüüd me näeme, et need meetmed ei aita, tegelikult see ei näe nüüd, tegelikult me oleme seda viimase aja perspektiivis ikka näeme aeg-ajalt ja siis imestame, miks see niimoodi on ja siis kuuleme jälle, kuidas öeldakse, et noori on meil ikkagi hoitakse vanglast eemal ja hea, kui neid hoitakse, aga ma ütlen veel kord, peab olema väga selged preventiivsed meetmed, mis siis ütleme, annavad võimaluse selle noore üle järelevalvet pidada. Lapsevanemad ei pea, kooli ei pea ja ma ei ole kindel, et nende noormeeste puhul siis kriminaalhooldaja või kes iganes temaga pidi tegelema nüüd panustas 100% sellesse, et see noormees oleks kontrolli ja järelevalve, et jooks alkoholi, et tal sidemed oleks võib-olla natuke mingid lammutatud, mis tal muus maailmas on, aga kui seda ei ole, siis see kriminaalpoliitika ei tööta. Kas, jah? Ma tuleks selle sama juhtumi juurde korraks tagasi, nagu Raul viitas, siis Elmar Nurmela on elus peaaegu kõike näinud, mis on noortega juhtunud, et see sama üks noormees, kes seal Tammiste külas selle keskelise mehe ära tappis, siis tema laadis endast paar tundi hiljem sotsiaalmeediasse üles video, kus ta sööb duši all arbuusi. Millele selline käitumine võiks vihjata? Kas ka karistamatuse tunne? Et no midagi ei juhtu niikuinii. No see on, mina ütleks niimoodi, see on nartsistlik käitumine, enese imetlemine, enese müümine, kui kange mees ma olen. Ja fakt on see sõnaga, et kõik see tegelikult, me peame rääkima ausalt asjadest, mis meie ühiskonnas praegu on. See kõik tegelikult tuleb millest? Tegevusetusest. Noortel ei ole millega tegeleda. Ja siis tulevadki igasugused lollid mõtted pähe, nii nagu see auto on, võtmed ees, läheme teeme lõbusõitu. Kui noorel on midagi, millega tegeleda, siis neid lollusi tuleb palju vähem. Meil on väga hea näide Islandi näol olemas. Nii. Islandi riik oli kuskil 15-20 aastat tagasi väga nukras seisus. Noorte hulgas narko, alko, kuritegevus ja Islandi riik on praktiliselt rahvaarvult kordades väiksem kui Eesti. Vähemalt pool, 20 väiksem. Ja nemad hakkasid selle asjaga väga tõsiselt tegelema. Ja mida nad tegid? Islandi riik tegi niimoodi, et kõik noored sõltumata perest, kas rikkast perest või vaesest perest, kõik huvialarindid, spordiringid olid lastele tasuta. Tahad ujuma minna? Palun. Kõik oli tasuta. Ja selle tulemusena nemad suutsid päästa oma noored ja Islandi riik on praegu, nende jalgpallimeeskond mängib jalgpallifinaalturniiril. Ma siiski tahaks uskuda, et ka Eestis enamus noori leiavad omale tegevust ja kuritegevus ei ole nüüd ainuke väljapääs, et silma paista või, aga tuleb möönda, teatud hulga noorte hulgas on jah kuritegevus popp või olla kurjategija on popp. Oleme vist, Andres, õigel teile, nii tundub vähemalt. Ei, see on kindlasti niimoodi, aga see väga palju sõltub ka sellest, et ma ühtpidi ikka toetan Elmarit, et vaata, mis on nagu elu näidanud, et kes sul muutub mingis eas autoriteediks. Kui sul autoriteediks muutub õpetaja, treener, midagi muud, keegi selle asemel või oma lapsevanem, siis on üks asi. Ja kui sul autoriteediks muutub aasta vanem või aasta noorem isegi juba sellise kuritegeliku tausta või tõmbega teine eakaaslane, siis on see kuritegevus, nagu öeldakse, jõugustuv ja siis ei aita enam mitte mingisugune trenn ega mitte miskit. Aga teeme siin kerge pausi jälle. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on ka ekspert Andres Anvelt ning omal ajal noorte kuritegevuse ohjamisega tegelenud endine tipp-politseinik Elmar Nurmela. Ja telefonil on meil Lääne politseiprefektuuri Pärnu politseijaoskonna juht Üllar Kütt. Tore, et leidsite aega Krimiraadios osalemiseks.
tere! Üllar Kütt, olge hea, andke ülevaade, mis järgus on hetkel selle koletu kuriteo uurimine? No nüüd on saadud siin igapäevaselt palju tööd ära teha, et tänaseks päevaks peaks olema meil üle kuulatud kõik inimesed, kes selles asjas on siis kas tunnistajad või siis ise teo toime pannud ja on veel määratud terve rida nüüd ekspertiise, mille vastustega läheb nüüd natukene aega ja kindlasti on veel mõningad menetlustoimingud plaanis, aga laias laastus põhitöö on tänaseks tehtud, rohkem nüüd me ootame vastuseid. Olete öelnud, et tegemist oli isiklike suhete pinnalt tekkinud konflikti eskaleerumisega. Mis seal Tammiste külas asuvas majas siis ikkagi täpsemalt toimus? See on võib-olla osaliselt nii, et ühe poisi puhul me ei saa nagu väita, et see on isiklike suhete pinnalt tekkinud, sest üks nendest poistest seda meest tegelikult ei tundnud meile teadaolevalt ja ei olnud seal ka varem käinud. Küll aga teine poiss oli sellele ohvrile tuttav. Saate küll nüüd aru, et kohtueelne menetlus alles käib, et me ei saa nende ülekuulamise sisu nagu siin niimoodi avada, aga see poiss väidab, et mingisugune erimeelsus kuskile varasemast ajast nende vahel oli ja seda klaarima seal mindi. Kas need asjaolud või kogu see sündmustik teile, kes te olete ka ju kogenud politseiametnik ja olete näinud oma elus igasugust asju, kogu see künism ja kogu see filmimine ja ütleme teatav nautlemine kogu selle jõletu kuriteo taustal, kas see on teile ehmatav? Ja absoluutselt see on ehmatav, et kui me nüüd vaatame nende poiste nagu neid vanuseid ja tihti peale, räägime kui mingitest aastate tagustest lugudest, siis oli see pigem ju nii, et kuskil toimus tapmine, tuli sündmuskoht, politsei fikseeris selle sündmuskoha ära ja võeti ütlusid, aga me tihti peale ju visuaalselt kuidagi seda näha ei saanud, kuidas seda toime pandi, vaid me lugesime siis eksperdi arvamust ja saime teada, et see tapmine pandi toime nii ja nii. Täna, kui me oleme näinud nüüd sellest peksmisest mingisugust väikest juppi ainult tegelikult, siis me näeme, et ka see väikene jupp on nagu väga-väga jõhker. Me võite ainult nagu ette kujutada, et kui see peksmine kestis seal, ma ei tea, 10 minutit võib-olla, et mis seal siis tegelikult toimus. Me oleme näinud ainult ühte juppi. Ja nüüd on teine asi, mis on tulnud selle nutiajastuga on see, et mõnes mõttes see video on kellegile hea. See video on hea ainult politseile, prokurörile, kohtule, sellepärast, et nagu tõendi mõttes sa saad selge pildi, mida tehti, kuidas tehti ja kes tehti. Siin ei ole nagu seda võimalust, et üks poiss hakkaks rääkima, et minu osa on seal väike ja teise osa on hästi suur või midagi taolist, see kõik on lihtsalt näha. Aga paraku tänapäeval on nüüd miks selle miinus on see, et selliste videodega riputatakse kuskile üles, piisab, kui see on korraks netti üles pandud, seda enam kinni ei püüa, see hakkab kiiresti levima ja mis selle eesmärk on, ma ei tea, minu meelest ei saa siin mingit muud eesmärki olla, kui tegelikult tahetakse uhkustada sellega, näidata, kui kõvad mehed me oleme, mis me sellega tegime, tahame saada tunnustust, sest minu mõistus ei saa öelda, et sellel videol saaks olla veel mingit muud eesmärki niimoodi üles riputades. Siin ühe noorhärra puhul, kui ma nüüd õieti tean, siis midagi taolist on varem juhtunud, ehk et on vägivallatsenud kellegi kallal ja seda filminud, vastab see tõele? Jah, ühe poisi puhul on me tõesti, kui me räägime nüüd, et me oleme kriminaalmenetluses kokku puutunud õigemini 2 korda temaga, et ühes on olnud ta ise kannatanu siis kehalise väärkohtlemise juhtumis ja ühe on ta ise toime pannud koolimajas ja ka sellest on tõepoolest olemas video, jah. Ma ei tahaks ju väga siin tagantjärgi targutada, aga siiski, kas siin pole see koht, kus öelda, et võib-olla kunagi varem, siis kui see esimene kord juhtus, oleks pidanud olema karistus karmim ja ütleme sellesse juhtumisse oleks pidanud suhtuma veelgi tõsisemalt või karmimalt? Eks see on ikkagi tagantjärgi tarkus, et me ju kunagi ei oska 100% väita, et just see karistus või selline lähenemine, lahendus on just sellele konkreetsele inimesele see kõige õigem. Et see eelmine kooli peksmine, poiste vahel on enne ka, eks olnud koolis lähevad kaklema, toimub mingi erimeelsus, selliseid asju on ju tegelikult omajagu olemas.
Nüüd on küsimus, et milline see karistus peaks olema, et ta hoiaks ära järgnevad kuriteod, siis siin me saame öelda, et loomulikult selle eelmise asja lahendus ei olnud mõjus, sest täna me teame, mis nüüd järgnes, mis toime pandi. Väga paljudel juhtudel oleks võib-olla see vastupidi olnud, et see eelmine oligi nii mõjus ja tänu sellele rohkem midagi toime ei panda. Siin on üks karistus ja teine asi on veel, mida ma tahtsin lisada selles veel noorte ja nende käitumise puhul. Ikkagi ma toon siia praegu mängu alkoholi ja narkootikumide tarvitamise, et kui kaine peaga see eelnev karistus, võib-olla inimene mõtlebki kaine peaga, see hoiabki ära uusi tegusi, siis tihtipeale, kui hakatakse tarvitama alkoholi, tarvitatakse ka narkootikumi, kui tehakse need veel läbisegi, siis ei tule enam meelde see eelmine karistus või need eelmised jutud ja eelmised lubadused kõik, et kuidas ma edaspidi käitun, see kõik unustatakse ära. Ekspert Andres Anveltil on teile küsimus. Tere, Üllar! Tere! Küsimus väga lihtne, võib-olla nii mulle kui ka paljudele raadiokuulajatele oleks huvitav, kui te paari sõnaga, mõne lausega kirjeldaksite, ütleme siis 14, 15, 16-aastase noore, kes on sooritanud nii kergema või raskema õigusrikkumise, keda on teada, kes on seotud oma kasutamisega, ütleme siis narkootikume, alkoholi. Millised on üldse tänapäeval nagu politsei ja siis ka teiste sotsiaalsemate teenuste tegijate siis nagu need ennetavad meetmed, kuidas jälgitakse, kas see noormees kellega suhtleb, kas ta jätkab oma samasugust elustiili, mida ta teeb sotsiaalmeedias ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Kas meil on selleks ressursse, sest kriminaalpoliitika on ju juba aastaid tagasi võetud suund, et me noori proovime mitte karistada, kuidagi teistmoodi ennetada nende õiguskäitumist. Mis te ütlete, kuidas see käib tänapäeval? Jah, eks see töö käib ju nagu igapäevaselt tegelikult, et ka need poisid mõlemad on olnud meil selles mõttes nagu pidevalt töös ja me ei räägi nüüd mingitest menetlustest, vaid me oleme nendega väga tihedalt suhelnud. Meil on piirkonnapolitseinikud, kelle siis see suunitus on tegevused on ju alaealistega, me räägime nendega, siis on meil koostööpartnereid, lastekaitse, kohalik omavalitsus, ohvriabi teatud juhtudel, on võimalus neid suunata erinevatesse kuskile programmidesse, aga me jõuame tihtipeale takerdumegi selle taha, et need programmid ja need teemad on üldiselt vabatahtlikud, kui see ei ole just kohtu poolt määratud selleks, et inimene saaks karistust, et ta peaks karistust kandma, siis ta peab läbima mingi programmi. Nüüd nendele sellistele noortele, kes tegelikult, kellele meeldib alkohol, kellele meeldivad narkootikumid ja nad ei ole need esmaproovijad, ega nendega ei ole nii lihtne neid nagu mõjutada, sest neile ei meeldi üldiselt reeglid. Neile ei meeldi sellise programmid, kus öeldakse neile ette, et nüüd teed nii ja nüüd käitud nii ja see ei sobi neile. Neile ei sobi noortekeskused, sellepärast, et seal on jällegi reeglid. Nendele meeldib selline reeglite vaba elu on ju. Kellega me tegeleme, kui me need tänava peal neid näeme, nii meie kui siis kohaliku omavalitsuse noorsootöötajad, nad lähevad nende juurde, teevad nende kontakti, räägivad, kuidas päev läheb, kõik need jutud ka ära. Ja siis need poisid ongi tegelikult tänava peal toredad, nad ei tee midagi halba ja kõik on hea. Aga paraku me teame täna, et alaealistel on see alkohol paganama kergesti kätte saadav. Tegelikult on meil ka narkootilised ained kergesti kätte saadavad. Ja siis hakkavad need probleemid tekkima, et neid pehmemaid lahendusi, mida kõike proovitakse ennetavalt teha, neid tehakse igapäevaselt ja tõenäoliselt me hoiamegi ära väga palju asju, aga nendest ära hoitud asju, neid ei saa mõõta kuidagi. Meil ei ole kuskilt öelda mingisuguse mõõdupuuga, et me oleme nii palju erinevaid vestlusringe läbi viinud, tegevusi neile leidnud ja ma ei tea, kuidas kõike neid aidanud. Tõenäoliselt me oleme ju midagi ära hoidnud. Kõikide puhul see mõju ja ausalt öelda, väga raske ongi öelda, et mida me oleks pidanud just konkreetselt nende poistega tegema teisiti, et sellist asja ei oleks juhtunud. No fakt on, et kuritegu juhtus ja need 2 kutti luubi alt välja jäid. Aga ma küsiksin nende videode tegemise kohta lõpetuseks, või täpsemalt nende levitamise kohta. On ju teada, et ütleme, kui keegi valmistab, levitab või isegi omab näiteks lapspornot, siis selle eest saab karistada. Kuidas on lood selliste vägivalla videodega, mida noored kipuvad tegema ja kipuvad ka veebi laiali saatma, et kas seal ei saa kuidagi jõulisemalt sekkuda, et nad ei leviks, sest võib-olla paljusid asju tehaksegi sellepärast, et siis levitada seda videot, aga kui selle video levitamise eest juba jõulisemalt karistataks või vähemalt sekkutaks, et siis võib-olla jäävad ka mõned asjad tegemata. Veel hullem, alaealised müüvad neid videosid internetis. Jah, et täna otseselt selliste videode jagamine, üles panemine kuskilt ju karistatav ei ole, mis nagu
ja neid, nagu ma ütlesin, internetis kuidagi kinni süüda on väga nagu raske, et lihtne variant on see, et kui oleks olemas üks internetikeskkond, on ju, see video laaditakse sinna üles, politsei teeb selle internetikeskkonna omanikule nüüd ettekirjutuse, video tuleb sealt maha võtta, see võetakse maha, see on nagu lihtne lahendus. Täna see video on läinud käest kätte, ehk siis seda saadeti seal Snapchatis ja jumal teab kus keskkondades veel niimoodi, et mina saadan sinu telefoni, sina saadad järgmisse ja niimoodi. Ehk siis seda püüda kinni enam kuskilt nagu võimalik ei ole. Et pigem see on nagu inimeste see teadlikkuse küsimus, et piltlikult öeldes tegelikult selle ohvri, kes on tänaseks surnud, selle peksmine kestab ju edasi. Selle peksmine kestab internetis edasi igapäevaselt. Ükskõik, kes seda videot ju tegelikult nagu vaatab, siis justkui näeb seda, et seda meest pekstakse muudkui edasi. Ja see ongi nagu kõige haigem selle asja juures, nagu ma juba kuulsin, keegi teist mainis, et seda lausa müüakse video eest, või on mingi 5 euro eest. 5 euro eest umbes, jah. Et mõni inimene ei ole veel seda näinud, siis kirjutatakse talle, on ju, et kuule, et kirjuta mulle ja 5 euro eest ma näen. Loomulikult veebipolitseinik proovib neid inimesi võimalikult palju kätte saada ja vestelda nendega, et see tegevus ei ole okei. Et siin on, ma lihtsalt toon ka enda näitest, et mina olen seda videot 2 korda näinud ja pigem pidanud seda siis tööalaselt vaatama. Ma olen näinud ka koledaid asju, aga paraku ma ütleks ka minu enda silme, et see video paraku jäi niimoodi kerima, et avastasin üks hetk ise, et sõitsin Tallinnast Pärnusse ja selle aja jooksul ilma telefoni näppimata silme ees läks see video mul 3 või 4 korda käima. Nagu iseenesest on ju, see on häiriva sisuga ja see sama video nüüd jõuab seal, ma ei tea, alaealisteni, lastedeni, see võib olla traumeeriv, aga teisipidi võib olla see ka kellegile nagu selles mõttes eeskujuks jälle omakorda, et oi, näed, siuksed videod asjad, et ma panen ka mingid vägivalla videod asjad üles, et paraku sihtgrupp, kes neid videosid tahab näha, on ka piisavalt suur. See on nagu paha lugu selle asja juures ja see ei ole mingi mängufilm, need on ju päris inimesed. Pärnu politseijaoskonna juht Üllar Kütt, aitäh, aga lõpetuseks veel, te olete need poisid üle kuulanud, kas seal silmist kahetsust on paistnud? Mina isiklikult ei ole nendega näost näkku vestelnud, aga mina isiklikult, vähemalt see minu arvamus, ma julgen nagu sügavalt seda kahelda, et see kahetsus on seal nagu siiras. Et arvestades seda tegu ja arvestades, mis järgnes sellele hiljem, et need videod postitatakse üles, mis video siis on erinevaid postitatud, see näitab seda, et pigem nad üritasid välja näidata, kui kõvad mehed nad olid, millega nad hakkama said. Kui nüüd selle kõige käigus öelda ka üks lause, et ma kahetsen, siis paraku seda teavad seda need poisid ainult ise. Kas nad päriselt ka seda kahetsevad või teine võimalus on see, et nad kahetsevad lõpuks seda, et nad on vahele jäänud, et nad peavad karistust kandma minema. Seda, kas nad seda tegu karistavad, seda teavad nad ainult ise. Veel kord suur aitäh, Üllar Kütt ja jõudu edu Pärnusse. Ja meie lähme siit väikesele pausile. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub. Stuudios on endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning samuti ekspert Andres Anvelt ning omal ajal pikalt ja põhjalikult noorte kuritegevuse vastu võidelnud endine tipppolitseinik Elmar Nurmela ning tänases Krimiraadios räägimegi peaasjalikult just noorte kuritegevusest või siis täpsemalt öeldes ränkrasketest kuritegudest, mille sooritajateks on noored või lausa lapsed. Just nimelt ja kui nüüd sellest Tori kandis kuriteost rääkides meenub mulle Õismäel juhtunu täpselt 5 aastat tagasi, kus ka täpselt 15-16 aastased noored kutid tapsid või peksid surnuks ühe asotsiaalse mehe ja lõpuks nagu selgus ikkagi ainult mingisuguse enesekehtestamise või lõbu pärast, et näidata üksteisele, kes on kõvem mees. Aga Andres ja Elmar, teil on vast hästi meeles ka selline tegelane, kelle nimi on Aleksander Ruubel. Jaa, kes täpselt samuti ju läks lõpuks ju kohtu alla alaealisena kuritegude sooritamisest. Seal oli ka terve kuritegude ahel, esialgu võeti ta kinni ühe 15-aastase talle tuttava tütarlapse tapmise eest, aga hiljem selgus, et seal oli terve pikk kuritegude ahel, kus oli siis seesama Aleksander Ruubel, alaealine poiss, tappis järjest ära siis 5 Kopli kandi meesterahvast ja naisterahvast. Ja sealgi andis tooni see, et sellele esimesele kuriteole ei järgnenud kohe karistust arusaadavatel põhjusest, keegi teadnud, et ta selle sooritas. Ja see andis talle indu
edasi tegutsemiseks. Ja kui ma nüüd õieti mäletan, see oli ka tegu enese kehtestamisega, see oli tegu ka jõuguga ja näidata seda, et sa oled autoriteetsem ja kui sinule ei alluta, siis sa võid oma jõuguliikmetega täpselt samuti käituda. See on nagu tegelikult mingil määral klassikalise sellise krimiseriaali süžee, eks ju, mida me näeme iga samm, aga antud juhul on see reaalne elu ja kui nende sellise Ruubeli puhul, eks ju, ja tema ohvrite puhul on ju see, et nad tunduvad, et eks ju asotsiaalsed ja väga tihti ühiskonnas mõeldaksegi niimoodi, et mis see meisse puutub, siis inimesed ei arvesta sellega, et sealt kaldutakse ühel hetkel välja, kui karistus ei tule ja jõutakse ka siis kellegile meie lähedastes kallal. Ehkki tema kuriteod olid rängad ja ütleme ka toonane prokurör ütles, et selle kõige eest tuleks panna ta eluks ajaks kinni, oli ta alaealine ja kinni panni ta minu arust 8 aastaks. No rohkem ei saanud, see oli maksimum. Just, et mis te arvate, kas temast, kas sealt vanglast väljus tavaellu kurjategija või mis temast saanud on, kas vangla parandas teda, me oleme noorte puhul sageli nagu arvamusel, et saadad vanglasse ja sealt tuleb välja kurjategija, seepärast hoidutaksegi. Ruubeli puhul muidugi teist võimalust ei olnud, aga üldiselt, et kuivõrd te teate või olete kursis? Ütlen, et ma Ruubeli puhul ei ole kursis, aga ma julgen jällegi väita seda, et tänapäeva Eesti vanglad võimaldavad ikkagi inimesel tunduvalt paremat paranemist, kui ta oleks pidanud omal ajal minema näiteks sinna Viljandi noortevanglasse ja sealt edasi ütleme Tallinna tsooni, eks ju, vanglasse mõnda. Sealt kindlasti oleks välja tulnud täitsa teise nii-öelda kvaliteediga, kuritegeliku kvaliteediga inimene, aga Ruubeli kaasust ma ei oska kahjuks kuidagi kommenteerida. Elmar, kuidas teile tundub? Või kas te olete kursis, mis sellest? Ma ei ole kursis selle et mis ta sai, teatavasti ta ka vanglast väljudes vahetas nime, nii et ütleme, see sama nimi enam kuskil kuriteoregistrites vilkuda ei saagi, aga no loomulikult aga me saame kõik aru, miks ta seda tegi. Just. Aga siin ma tahan lihtsalt öelda siis teie tublid ajakirjanikud, kui ta oleks uue nime all, näiteks Ruubeli asemel oleks olnud Mägi näiteks või oleks välja nuhkin niikuinii, et see on tema. Mina ei ole vähemalt kuulnud, et ta oleks midagi uut sooritanud. Veel meenub mulle üks juhtum Viljandi kandist, kui see oli 2000 esimeses pooles, 2003. aastal, kui ma nüüd õieti mäletan, kus siis ka kampkutt, nende seas üks napilt täisealine, ülejäänud siiski alaealised peksid surnuks ka ühe nii-öelda kergelt võib-olla neile jalgu jäänud vanema mehe või keskealise mehe ja siis hiljem ka matsid ta metsa ja tükk aega ei leitud. Arvati, et see mees on kuskil kadunud, ta liikuski mitme linna vahel ja esialgu ei jäänud võib-olla tema kadumine kohe silma, aga kuttides, kes seda kõike tegid ja kes olid siis selle mehega juba metsa ära matnud, nendes kasvas mingisugune karistamatus. Jällegi õpetajate ja teiste õpilaste silmis tekkis mingisugune ülbus, üleolek ja kõik see, mis on väga ohtlik või kuidas, Elmar? No täpselt niimoodi see ongi, et seesama asi, karistamatuse tunne tekitab inimeses niisuguses emotsioone, et ta muutub ülbeks ja läheb oma käitumises järjest jõhkramaks. Fakt on see, et mina praegu arvan ausalt öeldes, et need vabatahtlik programmidesse suunamine, see on viga. Kui sa oled midagi teinud, sa pead tundma vastutust oma tegude eest ja ükskõik, kui see me räägime astmelisest, ütleme, esimene on mine tänavaid koristama. Aga sa pead sinna minema, sa pead oma tunnid ära tegema. Oled midagi paha teinud, see on väike karistus ja lõppkaristus juba on selles astmes on vanglasse minek. Tundub, et meie korjakaitsjatel on ikkagi nii-öelda tööriistakastist midagi puudu, mingisugune instrument, millega neid noori, kes on ikkagi ilmselgelt juba kujunemas kurjategijateks, mõjutada, et ei saa öelda lihtsalt oi, mis sa nüüd tegid, et mine nüüd vabatahtlikult kuhugi kursustele kuula, kuidas peab käituma, et ikkagi mingisugusem karmim asi peab ka olema käepärast vahel. Jah, aga samas, kui päris aus olla, siis me räägime praegu, ütleme, selle noorte
raskema osaga, kes tekitavad suuri probleeme meie ühiskonnas. Aga et neid probleeme ei tekiks, peaks tegelikult neid asju ennetama. Ja ma tulen jälle oma selle jutu juurde tagasi, et praeguses raskes elus on lapse vanemad väga raskes seisus. Kõik maksab. Kui sa tahad oma last kuskile huviala ringi panna, nii edasi, sa pead hakkama maksma ju. Neid huviala ringe ja spordiringe, kus ei pea maksma, on väga vähe. Ainult oma koolis võib olla. Ja fakt on see sõnaga, kui me ei suuda seda probleemi lahendada ja lapsi tegevuses hoida, sealt tekivadki need ülbed noored, kes lähevad järjest raskematele tegudele. Siin on üks oluline asi, mida, kui te mäletate Üllari Küti siis esinemisest, on see, et need raskema asja, ütleme selle kilkonna või moodustunud on need noored, kes põhimõtteliselt on juba sisse programmeeritud, et nad ei allu reeglitele. See programmeerimine, mingil määral võib öelda, see võib olla ka geneetiline kuskil määral, et kuigi ma ei usu seda eriti, aga see hakkab palju nooremalt pihta. Ehk sellist käitumist peab tuvastama palju nooremas eas kui 15-16, mis on suhteliselt välja kujunenud isiksus. Seda peaks kuskilt nägema 5, 6, 7, 8 ja seal tulevad mängu need samad asjad, mida Elmar räägib, et see 5, 6, 7, 8 aastane, kellel ei ole vanematel aegadega tegeleda, et ta saab minna ja neid reeglid õppida näiteks sellest, kui ta mängib mingit palli kasvõi, sest pallimängus on ka reeglid. Või mis iganes, näiteks jookseb mingit tõkkejooksu, jälle reeglid, mis iganes ta teeb. Ja kui reeglid ei täida, siis on ka karistus. Siis on ka karistus, saad kollase kaardi ja lähed istud pingi peal. Seal ei ole vabatahtlik istumist. Head kolleegid, ma võin teile ütelda oma isiklikust kogemusest. Ma hakkasin tegema tõsiselt spordiga 15-aastaselt. Läksin sportvõilemisse. Ja minu esimene treener mõjutas minu elukäiku palju rohkem kui minu isa. Minu isa oli peres vägivaldne, sorry, aga see on fakt. Ja tarvitas alkoholi ja minu esimene treener mõjutas minu elukäiku palju rohkem kui minu lihane isa. See on minu isiklik elukogemus. Ja täpselt sama, ma arvan, võivad kogeda väga paljud noored. Väga paljude noorte jaoks võiks trenni minek olla ikkagi suur pääsemine. Täpselt. Või muu huvitegevus peale trenni võib ka minna näiteringi või mis iganes või näiteks tegema mingid robotid ehitama, neid võimalusi peaks olema rohkem. Aga selle tõdemusega on hooaja esimene Krimiraadio läbi saanud. Saate alguses vaatasime üle suvise krimistatistika, peateemaks oli aga noorte kuritegevus. Stuudiokülalisteks oli pikaajaliselt noorte kuritegevuse ohjamisega tegelenud endine tipp-politseinik Elmar Nurmela. Täname stuudiosse tulemast ja täname ka alalist eksperti Andres Anveltit. Saadet juhtisid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Järgmine Krimiraadio eetris juba järgmisel nädalal. Kuulmiseni. Krimiraadio.